Austatud Riigikogu, austatud valitsuse liikmed, alustame 11. septembri infotunniga ja kõigepealt teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale on registreerunud 49, puudub 52 Riigikogu liiget. Alustame infotunniga ja tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed. Peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, sotsiaalminister Taavi Rõivas. Esimese küsimuse küsib Sven Mikser peaminister Andrus Ansipilt ja teemaks vajaduspõhisest õppetoetusest. Palun. Aitäh, austatud valitsusjuht. Küsin teilt haridusministri puudumisel. Eelmisel aastal valitsuse poolt algatatud ja äsja jõustunud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus sätestab, et vajaduspõhist õppetoetust saab kuni 24-aastane kutse- või kõrgkoolis õppiv tudeng, kui tema sissetulek pereliikme kohta ei ületa 280 eurot. Vastavalt seadusele loetakse üliõpilase pereliikmeteks ka tema alaealised õed ja vennad ja tema kuni 24-aastased õed-vennad, kes õpivad ise kutse- või kõrgkoolis. Välja on jäänud, ja sellele on viimaste päevade ajakirjandus tähelepanu juhtinud, 19-aastaseks saanud õed-vennad, kes õpivad gümnaasiumi lõpuklassides. Kui Eestis minnakse kooli valdavalt 7-aastaselt ja gümnaasiumi lõpuni kulub 12 õppeaastat, tundub selline seadusepügal ebamõistlik ja ebaõiglane. Ja ma küsiksin, kas sellise lahenduse puhul on tegu valitsuse poliitilise tahtega või eelnõu algataja möödalaskmisega, millega Riigikogu on jätnud korrigeerimata? Aitäh. Aitäh. Ma olen teiega sama meelt. Põhimõtteliselt, kui inimene on saanud äsja 18 täis, õpib endiselt gümnaasiumis, siis põhimõtteliselt tuleks teda ikkagi arvestada pereliikmete hulka ja vastavalt sellele ka siis rehkendada välja see tulu ühe pereliikme kohta. Seadusandja on seaduse vastu võtnud, kui seadus ei ole kõige parem seadus, siis tuleb seda parandada ja põhimõtteliselt sellesse seadusandja rollu seisnebki. Ega mina valitsusjuhina pean nüüd õpetama hakkama, kuidas sel puhul käituda tuleb. Ma usun, et valitsus sellise initsiatiiviga esineb. Aitäh. Aitäh. Palun Sven Mikser, esimene täpsustav küsimus. Aitäh. Austatud peaminister, eile ilmus portaalis Delfi lugu ühest teisest üliõpilasest, kes jääb ilma vajaduspõhisest õppetoetusest, kuna ta eelmisel aastal kooli kõrvalt töötas, mistõttu tema pere aasta sissetulek leibkonna liikme kohta ületas toetuse saamiseks vajalikku piiri 2,5 euro võrra. Ka see ei tundu mõistlik ja õiglane, sest niinimetatud tasuta kõrghariduse kehtestamise järel ja tingimustes ei saa see tudeng ülikooli kõrvalt töötamist jätkata, kuna see ei võimalda tal nõutud moel nominaalajaga edasi jõuda. Miks valitsuskoalitsioon otsustas sellise lahenduse kasuks, mis karistab rahaliselt raskes seisus tudengid selle eest, et ta leidis võimaluse gümnaasiumi lõpuklassi kõrvalt töötada? Ja siin ilmselt ei saa olla tegemist mingisuguse näpuveaga, sest haridusminister eelnõu menetlemise käigus korduvalt ütles, et on selge poliitiline otsus võtta taotluste puhul aluseks just nimelt eelmise aasta andmed. Aitäh. Aitäh. Ja kuhugi tuleb ju piir seada, millest allapoole jäävate sissetulekutega inimestele makstakse vajaduspõhist õppetoetust ja ülespoole jäävatele inimestele ei maksta. Ega põhimõtteliselt riigi rahakoti suurust silmas pidades ei oleks olnud ega mingit vahet, kui see piir ei oleks olnud mitte 280 eurot pereliikme kohta kuus, vaid oleks olnud 282 eurot ja 50 eurosenti. See on alati valiku koht, kuhu kohta seda piiri asetada, kuid piir peab olema ja piirist tuleb kinni pidada, mitte nii, et piir on kuidagi laiali valguv ja udune, et kui ikkagi leiad veenvaid põhjendusi, miks tulu polnud õieti ikka päris tulu, et siis kindlasti maksumaksja maksab juurde. Meil on ju nii, et lisaks tavapärasele
seadusandja otsustas anda Haridus- ja Teadusministeeriumi käsutusse 3,3 miljonit eurot vajaduspõhiste õppetoetuste maksmiseks. Seega summa summarum keskmine üliõpilane on võitnud päris palju. 3,3 miljonit eurot selle endise taseme 8,8 miljoni kõrval on ikka päris suur lisandus ja ma arvan, et keskmine tudeng peaks olema praegu rahul ja õnnelik. Aitäh. Aitäh. Palun Sven Mikser, teine täpsustav küsimus. Aitäh. Ma ilmselt ei suutnud teieni tuua oma küsimuse tuuma. Küsimus ei ole, kui palju või kui vähe ületati see nii-öelda nõutav piir. Mingi piir peab kindlasti olema, selles olen ma teiega nõus. Küsimuse mõte on tegelikult selles, et miks on nii pikk viiteaeg. Tudeng, kes kooli kõrvalt suutis aasta varem töötada selleks, et oma pere majanduslikku olukorda pisutki leevendada, nüüd niinimetatud tasuta kõrghariduse tingimustes seda enam teha ei saa, kuna ta tasuta õppimiseks peab nominaalajaga edasi jõudma ja ta ei saa ka vajaduspõhist õppetoetust, sest arvestuse aluseks on leibkonna sissetulek ühe liikme kohta eelneval aastal. Miks valitsus valis sellise lähenemise? Aitäh. Aitäh, kui riik kogus oma kodanike, sealhulgas ka üliõpilaste kohta andmeid märksa intensiivsemalt, suuremas ulatuses, siis oleks võimalik rakendada ka lühemat võrdlusperioodi. Aga enamate andmete kogumine, see on inimese privaatsfääri kaitsmisega konfliktis. Praegu rehkendatakse nende andmetega, mida inimesed ise deklareerinud on või mida nende tööandjad inimese kohta deklareerinud on ja need andmed paraku on meil usaldusväärselt kasutuses ainult eelmise aasta kohta, arvestades siis selle taotluse esitamise aega. Ma ei välista, et infotehnoloogiliste arengute soodsa kulgemise juures oleks võimalik võtta siis võrdlusperioodiks pisut varasem periood, kuid jooksvat kuud, siis seda ei saa ilmselt mitte kunagi arvesse võtta, et ilmselt siis tuleks hakata toetust tagantjärgi maksma. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd läheme kohapeal registreeritud küsimuste juurde. Iga küsimuse juurde 2 kohapeal registreeritud küsimust. Palun, Helmen Kütt. Tänan, proua eesistuja, lugupeetud peaminister. Valitsuse poolt vastu võetud eelnõud nagu vajaduspõhine peretoetus arvestab siiski sissetulekuks eelnevaid kuid sellel aastal, vajaduspõhine õppetoetus eelmist aastat. Viljandi maakonnast on üks lasterikas pere pöördunud murega, et KredExi toetus, mis tuli tema perele, tekitas olukorra, kus tema palju lapselisest perest tütar taotledes vajaduspõhist õppetoetust, selle määras jäi väga väiksele arvule, samas olukord oli selline, et eelmisel aastal ema töötas reaalselt vaid 3 kuud aastast. Iga loogika järgi oleks pidanud ta seda toetust saama ja olukorras, kus näiteks eelmisel aastal töötu olnud inimene, aga täna väga kõrget palka saab, üle keskmise palka saab, tema lapsel on vajaduspõhine õppetoetus. Kas te peate seda olukorda õigeks? Aitäh. Aitäh. Kõikide maksude administreerimine, kõikide toetuste administreerimine on kahtlemata kulukas. Ja ma ei ole valmis ühegi maksu, ühegi toetuse kohta praegu väitma seda, et praegune administreerimise kord oleks ideaalne. Kindlasti mitte. Alati saab operatiivsemalt arvesse võtta tulusid, saab ka operatiivsemalt arvestada tegelikke vajadusi. Et tavaliselt see operatiivsem tulude arvesse võtmine või vajaduste arvesse võtmine on ka märgatavalt kulukam kui pisut varasema perioodile tuginedes toetuste arvestamine. Vajaduspõhiseid peretoetusi makstakse eelmise kvartali tegelike tulude alusel, mitte eelmise kuu tegelike tulude alusel, nagu te väitsite. Et põhimõtteliselt on võimalik luua ka teistsuguseid süsteeme. Ma kutsun üles kõiki neid, kes ei ole praegu kehtivate regulatsioonidega rahul,
pakkuma välja uusi ja paremaid ideid ja kindlasti valitsus on uutele ideedele avatud. Aitäh! Aitäh, palun Jevgeni Ossinovski. Aitäh! Lugupeetud peaminister, vastuses Sven Mikserile te vist alguses natuke kogusite ennast, aga Helmen Kütile vastates te tegelikult ju ütlesite, milles tegelikult on see põhjus, miks arvestatakse siis vajaduspõhise õppetoetuse puhul eelmise aasta tuludeklaratsiooni andmeid ja selleks on loomulikult kulukus. Ja Helmen Kütt teab väga täpselt, kuidas arvestatakse vajaduspõhist õppetoetust ja ta ütles eelmiste kuude, mitte eelmise kuu. Aga küsimus on selles, et seesama küsimus, kas arvestada eelmise aasta või kuidagi lühema perioodi pealt vajaduspõhiseid õppetoetusi, see küsimus oli siin parlamendis väga siis intensiivselt arutelu all ja oli selge juba siis, et tekivad olukorrad, kus inimesed langevad selle süsteemi hammasrataste vahele. Tollal lubas valitsuse esindajana haridusminister, et ülikoolid loovad läbi tulemuslepingute spetsiaalsed fondid nendele inimestele, kes siis selle seaduse järgi ei saa seda õppetoetust, et nad võiksid saada nendest fondidest siis nii kaua, kuni uus aasta kätte jõuab. Kas seda on tehtud? Aitäh! Aitäh küsimuse eest, see oli küll väga pikk ja kommenteerimist vajavaid aspekte või selles küsimuses oli mitmeid. Kõigepealt, küsimus pole mitte ainult maksumaksja raha efektiivses kasutamises ehk selles, kui kallis või odav on ühe toetuse administreerimine valitsusele või riigile. Küsimus on ka selles, kui suurt ressurssi ühe toetuse taotlemine nõuab toetuse taotlejalt. Jooksva kuu tegelike kulude usaldusväärne tõestamine käib ilmselt väga paljudele inimestele üle jõu. See ei ole niisama lihtne, nagu ta võiks esmapilgul tunduda. Lisaks sellele võib kui on ka teada tulud, mida sel konkreetsel kuul teeniti, siis ei pruugi teada olla see mõnega see ajalise nihke järel, ehk siis võivad laekuda mingisugused tulud, mida ei eeldatud, et laekub ja nii edasi ja nii edasi. Et tõeliselt usaldusväärsed andmed on kergelt kättesaadavad eelmise aasta kohta. Nagu ma juba ütlesin, 3,3 miljonit on täiendavaid ressursse eraldatud vajaduspõhiste õppetoetuste tarvis võrreldes seni kehtinud süsteemiga. 8,8 miljonile 3,3 miljonit lisaks, see tähendab seda, et toetuste ulatus on märgatavalt suurem, kui ta enne vajaduspõhiste õppetoetuste kehtestamist oli. Lisaks vajaduspõhistele õppetoetustele makstavad meie ülikoolid, kõrgemad õppeasutused ka oma toetusi üliõpilastele nii õppeedukuse kui ka sotsiaalsete näidustuste alusel. Aitäh! Suur tänu! Ja läheme järgmise küsimuse juurde. Küsijaks on Lauri Laasi, majandus- ja kommunikatsiooniministrile Juhan Partsile on küsimus elektri hinnast. Palun. Aitäh, proua juhataja. Austatud majandusminister. Saan aru, et see elektri hind on teil veel suurem veskikivi kaelas, kui omal ajal oli Lihula sammas. Aga me ei küsi mitte sellepärast, et teie tuju rikkuda, vaid sellepärast, et inimesed ootavad vastuseid ja tahavad teada, mis edaspidi saab. Küsimus siis järgmine, et kui tavapäraselt kaasneb suvise ilmaga eestimaalaste jaoks ka veidike taskukohasem elektriarve, siis see suvi tuli teisiti. Käesoleval aastal oli Eesti hinnapiirkonna juunikuu keskmine elektri hind 73% kallim kui eelmisel aastal. Suvel te möönsite, et sellised elektrihinna hüpped on jaburad ning sellest tuleb teha tõsiseid järeldusi ja vajalik on olukorra analüüs. Ja minu küsimus olekski, et milliseid järeldusi on siis tehtud ja kui kaugele on täna lubatud analüüsiga jõutud? Aitäh! Aitäh! Ma saan aru, et te viitasite 1%-ga sellele 25. juuni Eesti elektribörsi hinnale. See 25. juuni juhtum on kindlasti meie jaoks rahulolematust tekitav. Me oleme seda analüüsinud, selle põhjusi
oleme enda jaoks enam-vähem need põhjused loogilisse ritta pannud ja kindlasti tuleb tegeleda sellega, et Eesti ja meie lõunanaabrid, eks Läti ja Leedu elektriturg toimiks samadest põhimõttest lähtuvalt. Praegu see nii ei ole, selle tõttu võib olla olukord, kus Läti ja Leedu hinnapiirkond mõjutab Eesti hinnapiirkonda ja need hinnad ühtlustuvad. Hindade ühtlustamisel iseenesest ei saa ka olla midagi vastu, sest me näeme seda ka põhja poole vaadates, aga hindade ühtlustamine saab olla siis aktsepteeritav, kui turul toimivad tingimused on täpselt ühesugused, mida praegu ei ole. Nii et me sooviksime selles osas oma lõunanaabritelt kiiremat edasiliikumist. Seniks kindlasti nii turukorraldajad, süsteemi operaator, Konkurentsiamet, aga ma arvan ka Nord Pool ehk siis elektribörsi haldaja peavad vajalikke samme ette võtta, et Eesti tarbijad oleksid antud olukorras paremini kaitstud. Aitäh. Aitäh, palun Lauri Laasi esimene täpsustav küsimus. Aitäh, härra minister, selle vastuse eest. Ma ei ole päris nõus, kas kõik on ikkagi meie naabrite, lätlaste ja leedukate süü. Ma arvan, et üht-teist annaks meil endil teha. Näiteks ühe kõrge elektrihinna põhjusena on välja toodud hooldustööd, mis tõid kaasa elektrienergia pakkumise vähenemise. Näiteks olid korraga hoolduses nii Estlink 1 kaabel kui ka Narva elektrijaama plokk. Et kuidas on plaanis edaspidi tagada, et liiga palju tootmisvõimsusi ja ühendusi ei oleks ühel ja samal ajal hoolduses? Et kes sellest peaks hea seisma? Aitäh, see on ka õige tähelepanek. Koordineerida ei tuleks muidugi ainult ühe riigi piires, vaid tegelikult ikkagi turgu oluliselt mõjutavad tegurid, mis ühel või teisel moel seotud turuosaliste otsustega peaks olema turukorraldajate poolt koordineeritavad, ehk siis Eesti puhul põhivõrgu ettevõtte Elering, kes saaks seda tööd koordineerida oma kolleegidega nii lõunast kui põhjast. Minu hinnangul, ja siin on seda küsimust vaja tõsisemalt arutada ka elektribörsi korraldaja ehk Nord Pool peaks ka siin olulisemat rolli mängima, et paremini korraldada turgu mõjutavad olulised tehnilised võimsused oleksid koordineeritud. Aitäh, palun Lauri Laasi teine täpsustav küsimus. Aitäh, härra minister. Kui Keskerakonna fraktsioon pakkus eelmisel aastal välja elektrihinna ohjeldamiseks elektriaktsiisi vähendamise, siis see tegi teile palju nalja ja vaata, pilkasite seda ettepanekut siin samas saalis. Siis omalt poolt te pakkusite välja, et vähendada tuleks hoopis taastuvenergia tasusid. Küsikski siis, ma olen seda teie käest ka varem küsinud, et kui kaugel nüüd te oma plaaniga olete ja millal siis taastuvenergia tasud vähenevad reaalselt? Aitäh. Kui lühidalt vastates ma küsiks vastu, lugupeetud saal ja küsija ka, et miks te ei ole vastavat seadust vastu võtnud? Vastav seadus, mis on menetluses, ka opositsioon saab näidata siin teatud initsiatiivi, ei ole mõtet kogu aeg niigi ülekoormatud valitsuskoalitsiooni saadikuid täiendavalt põhjendamatult süüdistada. Nii et see elektrituru seaduse muutmise seadus on teise lugemise katkestanud. Mina hinnangul Euroopa Komisjoniga toimunud konsultatsioonid on positiivsed, eelkonsultatsioonid, ja mina arvan, Riigikogu võiks selle võimalikult kiiresti vastu võtta sellisel kujul, nagu ta teise lugemine katkestati, ja sellisel juhul ka tegelikult me seome taastuvenergia toetused turuhinnaga. Kui turuhind on kõrgem, siis on taastuvenergia toetused väiksemad ja kõik me tarbijatena saame seda enda najal tunda. Nii et jõudu tööle. Aitäh. Ja läheme kohapeal registreeritud küsimuste juurde. Palun Marika Tuus-Laul. Aitäh, austatud härra minister, et need eriti julged vastused tulevad tavaliselt kolmandale küsimusele, kui te teate, et enam küsida juurde ei saa, ja siis on hea öelda, et võtke vastu, teate küll, et opositsiooni eelnõusid vastu ei võeta. Aga ma tahan küsida selle kohta, et Statistikaamet tegi nüüd jälle
jälle siin avaldas tarbijahinnaindeksi muutuse ja loomulikult eluasemekulud oli seal põhiline, mis seda indeksit tõstud on ligi pool, oli siis eluasemekulud arvelt ja sellest poolest siis veel sellest eluasemekuludest 80% kuulus siis sellele, et on elekter niivõrd palju tõusnud, elektri hind ligi 29%. Ja me teame, et väga palju on siin ikkagi riigi otsustada võrguteenused, elektriaktsiis, käibemaksud ja loomulikult dividendid 100 miljoneid. Ma küsin, et miks te siiski nii julge sammu sel aastal tegite, et seda elektri hinda nii palju tõstsite kõigi riigi maksudega koos, et tegelikult on ju rahvas ootas teilt tõesti kodukulud alla lubaduse täitmist. Aitäh! Ma vahendan ka suviseid emotsioone, et käisin Mustamäel Sõpruse puiestee 202 täielikult renoveeritud kortermaja avamisel. Mis selgus? Väga suur maja renoveeritud, soojakulude kokkuhoid 65%. 1970. aastal arhitekt Karbi poolt projekteeritud maja väga kapitaalselt korda tehtud, soojakulude kokkuhoid 65%. Ma arvan, see on ka vastus teie küsimusele. See, et elektriturul üleminek toimus, ei tohiks enam täna tõenäoliselt üllatus olla. Kui me vaatame täna ja tõsiselt räägime elektrituru nagu väljavaadetest, mis ei ole ainult suuline jutt, vaid tasub rohkem jälgida ka tuleviku hindadega tehtavaid tehinguid meie piirkonnas, nii Eestis, aga ka Põhjamaadel, siis me näeme tegelikult, et ma arvan, et me oleme üsna heas nii-öelda stabiilses väljavaates, mis tegelikult peaks tähendama seda, et ühe energiakomponendi surve inflatsioonile peaks vähenema, kui me mõtleme siia täiendavaid infrastruktuuri investeeringuid, mis turule toob veel uusi pakkujaid juurde, mõtlen siin Eesti-Soome kaablit, Leedu-Rootsi kaablit, Leedu-Poola kaablit, siis ma arvan, et see tegelikult see ülemineku aeg, mida me siin praegu elame, on tegelikult tuleviku seisukohast, loob ühe energiakomponendi osas üsna tugeva ja hea väljavaate nii meie peredele kui ka majandusele. Aitäh! Aitäh ja palun Lembit Kaljuvee. Aitäh, proua juhataja. Hea minister, tuleb ju tõdeda, et me kahjuks ei ole oma elektriturgu päris käima saanud. Kui turule läksime, siis lubasime rahvale, et saame Põhjamaa hinnaga elektrit osta. Tänavu suvi kahjuks seda ei saanud. Mis te arvate, võib-olla peaks arvestades seda leedulaste ja lätlaste käitumist ja oma tootmisvõimsusi, et võib-olla kehtestama Eestis sellise hinna, mis ei oleks kõrgem kui Nord Pool Spoti Soome hind? Iseenesest on see huvitav mõte, juhul kui me neid aspekte piirkonna elektriturul korda ei saa, millest tõenäoliselt ka küsija silmas pidas. Samas see põhifakt ei ole päris korrektne, kui ma vaatan tegelikult elektrituru hindu Eesti-Soomega, siis me oleme tegelikult täpselt vaatad sendi pealt ühe hinnataseme puhul. Üksikuid kõikumisi, mis oli see 25. juuni kõikumine, kus meie hinnapiirkond ühines Läti ja Leeduga, mida ma praeguses olukorras pean anomaalseks, arvestades seda tegelikult neid turureegleid, mis kehtivad lõunanaabrite poole peal, siis ma arvan, et me oleme selles mõttes Põhjamaadega ühes hinnas. Teine küsimus on see, mida me suvel nägime ja siin tulevad mängu teatud looduslikud tegurid, et ka Põhjamaades on erinevad hinnapiirkonnad ja me nägime tegelikult, et kui Soome keskmiseid hindu, jällegi mitte ühe päeva hindu, keskmiseid hindu võrrelda näiteks Norra või ka Rootsi mõnede piirkondade, mitte kogu Rootsi hindadega, siis seal on vahe märkimisväärne. Ma arvan, et selliste hindade ühtlustamisele ja juhul, kui see on nagu alandava survega, on kindlasti väga positiivne Leedu ja Rootsi kaabel. Nii et ma arvan, et me peame lihtsalt, ma ei ole kindlasti, ma arvan, et laias laastus see turu avamine on väga kõva investeering meil tulevikku riigina ja majandusena, aga on asju, millega tuleb väga tõsiselt töötada, millel on lihtsalt häirivalt ära tegemata asju, aga on ka investeeringuid, mis ma loodan, et seda olukorda oluliselt parandab meil tulevikus. Aitäh! Suur tänu ja
selle küsimusega oleme saanud siis ühele poole, läheme järgmise juurde. Helmen Kütt küsib sotsiaalminister Taavi Rõivaselt pensionite kohta. Palun. Tänan, proua eesistuja, lugupeetud sotsiaalminister. Kuna seadus seda nõuab, siis pensionid tõusevad. Valitsus on mitmel korral tõstnud pensioni vähem, kui tegelikult oleks arvestuslikult seda võimalust teha ja viidates masuaegadele, kus pensionid ei tõusnud, aga nad ka ei langenud. Küsimus ongi nüüd selles, et kas ka 2014. aastal teie poolt välja öeldud pensionitõus, seda on ajakirjanduses öeldud küll 6%, siis 5,8%, et kas see on nüüd tegelik tõus või on seal ka veel toimunud mahaarvamised? Aitäh! Aitäh! Üks, mis kindel on see, et valitsus ja Sotsiaalkindlustusamet maksavad pensionid välja täpselt selles suuruses, nagu seadus ette näeb. Ja täpselt selles suuruses, kui vähegi riigile jõukohane. Järgmine aasta pensionitõus saab olema 5,8% ja see on see pensionitõus, mis reaalselt inimestele kätte jõuab. See tähendab keskmiselt umbes 20 eurot igale pensionärile kuus või kui soovite, siis 240 eurot aastas. Teil on õigus, et pensionite maksmine sõltub väga palju rohkem seadusest ja seaduses ette nähtud valemist kui valitsuse lahkusest või karmusest, aga on ka siiski asju, mida valitsus saab teha selleks, et pensionid kiiremini kasvaks. Pensionite kasv on otseselt seotud sellega, kui hästi läheb Eesti majandusel. Praegune valitsus teeb kõik selleks, et majandusel läheks hästi ja vaatamata sellele, et suur osa Euroopast on väga raskes seisus, on Eesti majandusel läinud teistest riikidest paremini. Mul on väga kurb meel, et teistel läheb halvasti, aga ma olen uhke selle üle, et Eestil läheb hästi. Ja see annab võimaluse ka selleks, et erinevalt paljudest riikidest, kus räägitakse kas sellest, et pensione üldse ei tõsteta või isegi pensionite vähendamisest, isegi meie põhjanaabrid räägivad näiteks pensioniea tõusust, siis meie saame rääkida sellest, et pensionid kasvavad ja väga suure tõenäosusega kiiremini kui üheski teises Euroopa Liidu riigis. Aitäh! Aitäh, palun Helmen Kütt, esimene täpsustav küsimus. Tänan. Austatud minister, kas on kavas siis ka tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, sest kui käesoleval aastal tegelikult pensionitõus oli, siis väga mitmetel eakatel, kas siis raske elusaatuse tõttu näiteks represseeritud või ka pika tööea tõttu, kelle pensioni summa oli suurem kui 336 eurot. Pensionitõusust reaalselt nendeni seda ei jõudnud, sest tulumaks võttis selle maha. Ja kui seda ei tõsteta, siis ka 2014. aastal reaalne pensionitõus, mis teil on arvestuslikult paberil 20 eurot kuus keskmiselt, tegelikult paljudeni ei jõua. Aitäh! Aitäh! Tulumaksuvaba miinimumi küsimus on küsimus eelarve läbirääkimistest ja siin ei ole veel lõplikke otsuseid tehtud. Aga on paar asja, mis on eelarve läbirääkimiste jooksul saanud kaljukindlaks. Üks nendest asjadest on see, et pensionitõusuks on meil raha olemas. Teine nendest on see, et ka palkade tõus on valitsuse jaoks väga oluline prioriteet. Need on asjad, mida saab praegu kindlalt öelda. Mis puudutab praegust keskmist vanaduspensioni, siis praegune keskmine vanaduspension kehtivalt siis tänase päeva seisuga on 334 eurot, mis on pisut väiksem kui tulumaksuvaba miinimumi määr. Aitäh! Aitäh, palun Helmen Kütt, teine täpsustav küsimus. Tänan. Viimane küsimus on see, et Pensionäride Ühenduste Liit kui suurim eakaid esindav organisatsioon Eestis on läbi viinud juba alates 2008. aastast sellise uuringu ja küsitlenud eakaid konkreetselt ja vaatanud nende tegelikku toimetulekut. Ja need uuringud on esitatud ka tutvustamiseks sotsiaalministrile ja vestlustes, ka kohtumistes sotsiaalministritega on seda infot jagatud. Nüüd vesteldes härra Kitsinguga selgub tegelikult, et uuringu põhjal reaalpension on vähenenud koguni 18%. Elukallidus on olnud kiirem kui pensionitõus. Ja kui vaadata eaka inimese väljaminekuid, siis 1/3 on läinud söögile, 1/3 eluasemele, samas kui toiduhind on tõusnud selle aja jooksul 31,9% ja eluase 44,8%, rääkimata kulud ravimitele.
Kas te olete kursis nende uuringutega ja kas te ka läbirääkimisi nende organisatsioonidega nagu arvestate? Aitäh! Aitäh! Tõepoolest ei ole vist kellegi jaoks uudis see, et 2009. ja 2010. aastal oli ka Eestis majanduskriis, kus vaatamata avalikkuse väga suurele nõudmisele, sest palkad ju langesid, me otsustasime pensione mitte langetada. See oli väga raske otsus, aga ma arvan, et see oli väga õige otsus. Samuti esimesel võimalusel, kui see osutus riigile jõukohaseks, hakkasime me taas pensione tõstma. Mida ma võin teile ettevaatavalt öelda, on see, et kõikide prognooside järgi, nii sellel kui ka järgmisel aastal pensionitõus ületab märgatavalt elukalliduse tõusu. Meil on pisut vara veel rääkida 2015. aasta pensionitõusust, aga meil on prognoosi andmed juba ka selleks. Ja nii palju võin öelda, et suure tõenäosusega pensionitõus 2015. aastal saab olema veelgi kiirem kui järgmisel aastal ja samuti oluliselt kiirem elukalliduse kasvust. Jah, majanduskriis puudutas kõiki, kuigi saab öelda, et me väga teadlikult püüdsime eakaid inimesi majanduskriisi mõjudes säästa ja kui palgad ümberringi langesid, siis pensione me hoidsime 10 küünega. Ja edasi vaatavalt me tõstame pensione täpselt nii palju, kui Eesti riigile vähegi jõukohane. Järgmisel aastal 5,8% ja see on viimase 6 aasta kõige kiirem pensionikasv. Aitäh! Aitäh ja läheme kohapeal registreeritud küsimuste juurde. Palun Marika Tuus-Laul. Aitäh! No päris kohutav kuulda, et Euroopa ühed väiksemad pensionid, mis meil on, et seda oleks võinud juhtuda, et me veel langetame seda, need on niigi väga väikesed. Aga ka mina toonitan seda, et te olete ikkagi seda pensioni tõstnud tunduvalt vähem igal aastal. Vahepeal olid üldse 1 aasta külmutatud, kui see pensioni valem ikkagi ette näeb. Ja ka järgmine aasta me saaksime tõsta 7%, selle valem järgi tõstame 5,8%. See aasta tõsteti 5%, oleks pidanud tõstma 6,36% ja nii edasi. Ja kui te räägite reaalpensionist, siis kõik need aastad see tohutu hinnaralli, mis Eestis on olnud Euroopa kõrgeim suurim hinnatõus, siis see reaalpension on palju maha jäänud. Ja ma küsin, kas me ei saaks tõsta ikkagi nüüd seda pensioni 7% võrra, sest kuidagi piinlik on, et meie pension on 5 korda väiksem kui Kreekas. Aitäh! Aitäh! Hea Marika Tuus, te olete väga andekas küsima oma küsimust niimoodi, et küsimuse esitamise käigus te esitate vähemalt 10 faktiviga ja siis küsimuse, mis on hoopis kuskilt mujalt. Aga ma proovin selle piiratud aja raames ka need faktivead ära õiendada. Absoluutselt vale on see, nagu oleks Eesti pensionid Euroopa väiksemate hulgas. Mina ei tea, kust te need andmed võtate. Võrrelge meie naabrite pensione Lätis, Leedus, võrrelge nende Euroopa riikidega, kellega me oleme saatusekaaslased, ajalookaaslased ja sellegi poolest, et ka mitmel pool meie naabrite hulgas on pensionid väiksemad, ka nende pensionitõus. Näiteks Leedus ei kavatseta järgmisel aastal pensione tõsta ega tõstetud ka sel aastal. Ka Läti pensionitõus jääb Eestist üle 2 korra aeglasemaks, kuigi majanduskasv on ka neil küllaltki soliidne ja nendes riikides, keda te nimetasite siin Kreeka või mitmed muud, räägitakse ainult pensionite vähendamisest, mitte niivõrd tõusust. Täiesti eksitav on ka see, et te räägite olukorrast, kus oleks võinud pensioni tõsta ja tegelikult me külmutasime. Vastupidi, me oleks pidanud või ainult väga kitsalt seaduse tähest järgides ei oleks pidanud 2009. aastal pensioni tõstma. Ometi ka siis otsustati leida see 5%, et pensionid ka 2009. aastal, kui Eesti ühiskonnal tervikuna oli väga raske, 5% pensionid sellegi poolest tõusid. Väide, et Eesti pensioniindeks tegelikult on 7% ja sellest makstakse pensioniteks ainult 5,8%, on avalikkust eksitav, see ei vasta tõele. Kontrollige oma andmeid, püüdke arvutada, 5,8% on just see pensioni tõus, mida seadus meil võimaldab teha.
see on maksimaalne Eesti riigile jõukohane pensionitõus. Aitäh! Aitäh, palun Aivar Sõerd! Aitäh, austatud juhataja, austatud minister! Ma tuleksin ikkagi tagasi selle aspekti juurde, mis puudutab seda üldist majanduslikku konteksti, kus me asume. Et me oleme ju osa euroala Euroopa Liidu majandusest ja minu arvates me võiks küll öelda, et Eesti kavandatav pensionitõus 5,8% järgmisel aastal on erandlik. Tõsi, Läti kavandab ka pensionitõusu. Ma ei tea, kas see on kiirem kui Eestis, aga ma tean, et Läti ei ole mitmel varasemal aastal pensione tõstnud, aga meie seda oleme. Et te suhtlete teiste sotsiaalministritega, teil on kõige parem informatsioon. Kas me võime tänasel päeval öelda, et Eesti otsus või Eesti kavandatav pensionitõus on praeguses Euroopa Liidu kontekstis pigem erandlik? Aitäh! Aitäh! Jah, mitte ainult Eesti pensionitõus ei ole Euroopas erandlik, vaid Eesti toimetulek tervikuna on Euroopas erandlik. Eesti on üks väga väheseid riike, kus tööpuudus väga kiiresti langeb ja mida kiiremini langeb tööpuudus, mida rohkem inimesi teevad tööd ja maksavad sotsiaalmaksu, seda kiiremini me saame tõsta pensione. Kui vaatame neid riike, kus on üldse majanduskasv, kahjuks paljudes Euroopa Liidu riikides on kas nullkasv või tagasiminek ja nende puhul me räägime üksnes kas pensionite vähendamisest või külmutamisest. Aga kui me vaatame neid üksikuid riike, kus on majanduskasv, siis lisaks Eestile on nende hulgas kindlasti meie naabrid Läti ja Leedu. Ja tõesti, ka Läti planeerib järgmiseks aastaks pensionite tõstmist, aga Läti pensionitõus praeguse kava järgi jääb 2,5% piiresse, ehk enam kui 2 korda aeglasemaks Eesti pensioni kasvust. Leedu, kelle majandusel ei lähe sugugi väga palju halvemini kui Eestil, on väga alalhoidlik ja praegu teadaoleva põhjal Leedu pensione tõsta ei kavatse. Et mitte ainult ei ole me kõige kiiremate pensionitõusude hulgas, vaid mulle teadaoleva põhjal väga suure tõenäosusega järgmisel aastal saab Eesti pensioni kasv olema Euroopa Liidu kõige kiirem. Kas see on meil eraldi eesmärgiks? Ei ole. Meie eesmärgiks on see, et Eesti majandusel läheks hästi ja Eesti majandusel, kui läheb hästi, on meil reaalselt vahendeid parandada inimeste heaolu. Aitäh! Suur tänu, lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja läheme järgmise juurde. Järgmine küsija on Tarmo Tamm, küsimus on peaminister Andrus Ansipile, teemaks haldusreform. Palun. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud peaminister. Nagu tavaks on saanud, siis enne kohalikke valimisi tõstub päevakorda järjekordselt haldusreformi teema. Teie koalitsioonipartner IRL on käinud välja järjekordse kava, mis tähendab tõmbekeskuste baasil omavalitsuse moodustamist ja sundliitmist. Ma küsin, et kas Vabariigi Valitsus on seda arutanud, on selle kava heaks kiitnud ja mida teie, härra peaminister, sellest arvate? Aitäh! Aitäh! Ei ole Vabariigi Valitsus seda arutanud ja heaks kiitnud ja selleks pole ka eeldusi. Teatavasti liberaalidena reformierakondlased toetavad vabatahtlikku liitumist ja me kindlasti ei ole valmis toetama kohalike omavalitsuste sunniviisilist liitmist. Sel ajal, kui räägitakse väga palju demokraatia murenemisest, ei ole minu meelest üleüldse kohanegi rääkida sellest, et kohalike omavalitsuste iseotsustamise õigus tuleks kaotada ja keegi, kes on kõrgemal, targem, näeb kaugemale, võiks kohalike omavalitsuste eest hakata siis otsuseid langetama nende liitumise või liitumata jätmise osas. Et ei, me ei ole selles osas oma seisukohta muutunud, vabatahtlik liitumine saab olla ainus liitumise alus. Aitäh! Aitäh! Palun Tarmo Tamm, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud peaminister. Siis tekib mul selline kummaline küsimus, et mille pärast siis IRL tänase päeva sellega tegeleb, sest lisaks Reformierakonnale ei ole ka toetajad ju Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide hulgas. Et miks siis valitsuspartner sellega tänase päeval tegeleb? Aitäh! Aitäh! Ega ei ole mina aru saanud sellest
tõmbekeskuste reformi kavast nii, et ainus liitumise alus oleks sunniviisiline liitmine. Et juba praegu kohalikud omavalitsused peavad läbirääkimisi. Meil on kohalikke omavalitsusi, kes on vabatahtlikult juba praeguseks liitunud, hetkel peaks alles jääma siis neid praeguse teadmise juures 215 kohalikku omavalitsust ja ma usun, et see protsess jätkub ka tulevikus. Valitsus on ette näinud ka vabatahtliku liitumise puhul liitumispreemiad kohalikele omavalitsustele. Me toetame vabatahtlikku ühinemist, kuid liberaalina reformierakondlased ei unusta kunagi seda, mis on kohalike omavalitsuste kõige olulisem roll demokraatlikus riigikorralduses. Kohalik omavalitsus peab tuginedes tugevale kohalikule identiteedile tasakaalustama keskvõimu ja sellepärast kohalikku omavalitsust ja tema autonoomiat väga paljudes demokraatlikes riikides tõsiselt austatakse. Aitäh! Aitäh, palun Tarmo Tamm, teine täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud peaminister! Nagu on kostnud, siis järgmisel aastal planeeritakse riigitöötajatele palgakasvu, mis iseenesest on ju tore ja kindlasti leiab ka meie poolt toetust. Aga ma küsin, et kust kohalikud omavalitsused leiavad raha, et näiteks lasteaiakasvatajatel palka tõsta, sest paljude lasteaiakasvatajate palk on 2007. aasta tasemel. Et millist tulubaasi tõusu te järgmisel aastal kohalikule omavalitsusele ette näete? Aitäh! Aitäh! Just äsja, kui ma siia teie ette tulin, vaatasin ma online uudiseid ja ma nägin seal üht uudist selle kohta, et palgad on tõusnud ühe küsitluse järgi isegi 14% nendel, kellel nad on tõusnud viimase aasta jooksul ja keskmisena koguni 9%. Me teame ka Statistikaameti andmetest seda, et teises kvartalis käesoleval aastal palgatõus oli 8,5%. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi palgatõus saab olema järgmisel aastal 6% ja need prognoosid minu hinnangul on suhteliselt konservatiivsed. Praegune väga hea maksulaekumine kinnitab seda, et palgad on tõusnud, tööhõive on suurenenud. Kui tööhõive on märgatavalt suurenenud ja palgad on kasvanud, siis ka kohaliku omavalitsuse tulud suurenevad, sest et nendele langev tulumaksu osa suureneb märgatavalt. Ja see ongi see sama allikast, kust kohalikud omavalitsused saavad oma töötajate palkasid tõsta. Aitäh! Aitäh! Läheme kohapeal registreeritud küsimuse juurde. Palun, Neeme Suur. Aitäh, proua juhataja! Lugupeetud peaminister! Regionaalministri haldusreform tegeleb eelkõige tõmbekeskuste põhiste omavalitsustega ja on jätnud tähelepanu või üldse käsitluse alt välja maakondliku taseme. Mis teie arvate, kas selle käimasoleva protsessi käigus võivad maakonnad kaduda Eestimaa kaardi pealt? Ja kui nad kaovad, milline siis on see teine koostöötase, millele siis peaksid omavalitsused ennast orienteerima, või kui nad jäävad, siis kuidas nende funktsioonid selgemaks saaksid, maakondade funktsioonid just? Aitäh! Aitäh! Ma pean tunnistama, et teie küsimus on mulle raskesti mõistetav. Maakonnad olid, on ja jäävad Eesti kaardile, aga kui te maavalitsuse või maavanema olemasolu ja nende tegutsemist praegustes funktsioonides samastate maakondade olemasoluga Eestis, siis selles samastumises võib näha ilmselget suuruse hullustust. Et ei, ka siis, kui maavalitsusi üleüldse ei oleks, maakonnad Eestisse jääks kindlasti alles, aga mina ei näe ka põhjust, miks me peaksime üle päeva hakkama siis näiteks maavalitsusi kaotama. Maavalitsuste funktsioonid ajas on väga olulisel määral kahanenud. Maavalitsustelt on ära võetud riigikoolide haldamine, sotsiaalhoolekandeasutuste haldamine, muuseumite haldamine on maavanematelt ära võetud, kuid nendel on jäänud teatud ülesandeid, mida riik
nagunii peab täitma sõltumata sellest, kuidas ta neid konkreetseid ülesannete täitjaid nimetab. Ehk siis maakonna planeeringulised ülesanded, detailplaneeringute üle järelevalve teostamine, kohaliku omavalitsuse üksikaktide üle järelevalve teostamine, need jäävad riigi kohustuseks nagunii. Maakonna tervikliku arengu eest minu hinnangul võiks tulevikus märksa enam vastutada kohalike omavalitsuste liidud. Kohalike omavalitsuste liidud võiksid võtta märksa tugevama tegevuslikku rolli, kui neil praegu seda rolli on. Aitäh! Aitäh ja teine kohapeal registreeritud küsimus, palun Lembit Kaljuvee. Aitäh, hea peaminister. Tõesti, haldusreformi osas tegid ju maakonnad siin suvel ettepaneku, kuidas reformi nende maakondades ette nähakse. See oli maavanemate ja omavalitsusliitude ettepanekud. Mind üllatas saarlaste ettepanek, et Saaremaa võiks olla üks omavalitsus. Mulle see väga meeldis. Kuidas teie sellesse suhtute? Aitäh! Aitäh, see on kohaliku kogukonna otsustada. Kui kohalik kogukond leiab, et ühe omavalitsusega kohalike küsimuste lahendamine on efektiivsem, parem, siis see on nende otsus ja keskvalitsus peab kindlasti seda otsust austama. Kohaliku omavalitsuse optimaalse suuruse määrab see kogukond, kes kõige tugevamini kannab endas kohalikku identiteeti. Kui mõnel saarel, Hiiumaal, Saaremaal leitakse, et see kohalik identiteet on kõige tugevamini kantud just saarlase identiteedina või hiidlase identiteedina ja kõige parem on nendel kohalikku elu korraldada just ühe kohaliku omavalitsuse kaudu, siis keskvalitsusel ei ole siin kommenteerida midagi, see on kohaliku omavalitsuse otsus ja keskvalitsus peab seda otsust austama. Aga Euroopa kogemust üldistades võib küll öelda, et traditsioonid erinevates riikides on erinevad. Paljudes riikides on kohalikud omavalitsused võrreldes meie kohalike omavalitsustega nii territooriumilt kui ka elanike arvult märgatavalt pisemad ja need inimesed, kes elavad neis kohalikes omavalitsustes, ei mõtle sugugi sellele, et võiks loobuda kohalikust demokraatiast. Ma olen siin teie ees toonud näiteks San Marino, kus oli kunagi 27 000 elanikku ja seal on 9 kohalikku omavalitsust ja keegi ei räägi haldusterritoriaalsest reformist, mis võiks siis need pisikesed kohalikud omavalitsused San Marino vabariigis ära kaotada. Nüüd on selle elanike arv suurem, aga kohalik omavalitsus ja endiselt sama palju. Aitäh! Aitäh ja lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Läheme järgmise juurde. Küsija on Rainer Vakra. Küsimus majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile prügi põletamisest ja Eesti jäätmekäitluses. Palun. Aitäh, austatud juhataja. Lugupeetud minister Parts. Eesti Energia Iru prügielektrijaam impordib Soomest ja Suurbritanniast 10% prügist, mida on vaja jaama käimashoidmiseks. See tähendab, et vähemalt 20 kuni 30 000 tonni prügi aastas tuuakse laevadega Maarjamaale ja aetakse siin ahju. Selle koguse olmesodi tootmiseks läheks näiteks nõmmekatel aega umbes 4 aastat. Kui me sorteerimata prügi põletame, tekib iga ahju mineva tonni kohta pea 250 kilogrammi tuhka ja 25 kilogrammi ohtlikke jäätmeid. Seega iga 4. Muuga sadamas tühjaks lossitud suure kaubalaeva prügilast tegelikult ladestatakse Tuhana jõelähtme prügilasse. Ja siit on mul ka küsimus, et kelle huvides ikkagi investeeriti 105 miljonit eurot ja miks rajati jäätmepõletustehas nii võimas, et nii-öelda kohalikku prügi ei jätku ja seda peab Eestisse välisriikidest juurde tooma? Aitäh! Aitäh! Lõpuks ometi on võimalik asuda mul ka Eesti rahvale ära Vakra valesid ümber lükkama. Esiteks, prügijaam rajati Eesti kõigi elanike huvides. Tänaseks võib öelda seda, et tänu sellele, et on võimalik lõpetada ära see rumalus ehk prügi matmine maa sisse, on prügi hinnad alanenud tänu Iru jaamale 50%.
keskmise prügile, kes võtab siis prügi vastu ja prügi vastuvõtu hind prügijaamas 50% vahe. Tallinna Maardu elanike piires me oleme arvutanud, see on kuskil tarbija võitu 4 miljonit eurot. Teiseks, prügi sooja ja elektri koos tootmine. Sama oluline tegelikult tegija Tallinna sooja hindade konkurentsis. Me täna kalkuleerime, et need soojatarbijad ja selles mahus, mida siis prügijaam toodab, kuskil 3,5 miljonit eurot maksavad sooja tarbijad vähem sooja eest. Võitjad on kõik need, kes peavad lugu Eesti loodusest. Nüüd vale fakt on see, et Eesti Energial see jaam ületab Eesti prügivõimsuse. Tänase päeva seisu, aga need numbrid on pluss-miinus 10 000. Tekib Eestis umbes seda prügi, mis võiks põletada üle 300 000 tonni. Eesti Energia jaama võimsus on 200 000 tonni. Eesti Energial on ka lepingud sõlmitud 200 000 tonni peal. Selleks, et Eesti Energia saaks pidevalt ilma katkestamatult toota sooja elektrit, peavad olema neil optsioonid, juhul kui kohapealsed tarnijad ei suuda mingitel põhjustel lepingut täita. Aga ma usun, et positiivne kindlasti saab olema selle prügijaama mõju see, et ka nendes osas, ja see on Eestis erinev, kus omavalitsustes erinevate sõlmitud lepingute, võib-olla mõne ettevõtjate huvide tõttu, keda tõenäoliselt teie olete pandud esindama, veel ei viida kõike prügi irujaama. Ma arvan, et see varsti hindade vahe on niivõrd suur, 50%. Aitäh. Katsume püsida 2 minuti sees oma vastusega. Ja palun Rainer Vakra, esimene täpsustav küsimus. Austatud minister, tegelikult on selline prügiturism keskkonnahoiu mõttes ebamõistlik lahendus. Esiteks on prügi põletamine jäätmerarhias vaid üks samm kõrgemal ladestamisest. Aga ka majanduslikult ja energiasäästu mõttes on taaskasutamine ja sorteerimine 3-5 korda kasulikum kui selle tuim ahju ajamine. Juhin ka tähelepanu, et mis tahes põletamise juures on kõrvalproduktiks korstna kaudu välisõhku paiskuvad kasvuhoonegaasid. See, et nad normidele vastavad, ei tähenda seda, et looduskeskkond nende üle rõõmu tunneks. Ümbruskonna elanikud on muuseas sellele korduvalt juba ka tähelepanu juhtinud. Mul on ka teile küsimus, et kas Eesti riik ei peaks just vastupidi rohkem tähelepanu pöörama jäätmekäitluses keskkonnahoiule, sorteerimisele, taaskasutamisele ja vaatama üle oma jäätmete ahjuajamise poliitika? Aitäh! Kindlasti peaks seda tegema, mida te praegu ütlesite kogu aeg. Aga teie väide on ju see, et kõige parem on see prügi matta maha prügilasse ja tarbija maksab sellest 50% rohkem tänaste hindadega. See on täielik rumalus. Ma imestan, et 20 aastat me ei ole suutnud sellest, millest meie Põhjamaad, keda me eesmärgiks seame, on ammu vabanenud, et prügi ei maeta maha, vaid prügi tõesti taaskasutatakse. On loomulikult ideaalne, mida kõrgema lisaväärtusega on võimalik prügi taaskasutada, siis seda tuleks teha. Aga see kõige tavalisem olmeprügi, ka põletamine või temast energia, soojuse ja elektri tootmine on ka taaskasutatud. Aitäh! Aitäh ja palun Rainer Vakra, teine täpsustav küsimus. Austatud minister, vastupidi, ma kordan veel kord, et küsimus ei ole mitte prügi mahamatmises, vaid selles, et prügi põletamine on vaid üks samm kõrgem, et tegelikult peaks Eesti riik tegelema sellega, et kuidas seda sorteerida, kuidas seda taaskasutada. Ja jätkuvalt mul jääb täiesti arusaamatuks, et miks välismaise prügi põletamist toetab ka rahaliselt Eesti riik. Ma tean, et Eesti Energia retoorika on pidevalt see, et tegemist ei ole mitte jäätme põletamise toetusega, vaid tegu on koostootmistoetusega. Kui siit nagu edasi minna sama loogika järgi, võiks lõppkokkuvõttes öelda, et kui ka põlevkivist elektrit toota efektiivsel koostöörežiimil, võiks sinna maksta toetusi. Ehk tegelikult on ju võimalik, kui see toetus lõpetada, igal elektritarbijal säästa aastas ligi 10 eurot ehk alandada ka kodukulusid. Ehk lõppkokkuvõttes ju maksavad selle toetuse kinni ikka kõik Eesti elektritarbijad, et miks peab mis tahes kujul või vormis Eesti riik ja maksumaksja toetama ikkagi seda Soome ja Suurbritannia prügi põletamist ja mitte pöörama tähele keskkonna sõbralikul tegevusele ehk sorteerimisele ja taaskasutamisele. Aitäh! Absoluutselt vale, mis te räägite, see on absoluutselt vale, Vakra. Ärge jumala eest oma valijatele sellist jama suust välja aja. Valijad hakkab mõni teid usub. Me ei maksa Soome prügile mitte sentigi peale, vaid Soome prügitootja juhul, kui seda tuuakse mingil põhjusel. Ja muide ka Ragn-Sells on seda väikses ulatuses toonud ja mõned veel.
siis makstakse ikkagi prügi. Tootja maksab peale meile, ehk siis Eesti Energiale, kui tahate, aga samamoodi ka Kunda Nordic Tsemendile, kes mingis ulatuses seda vajab, või ka Ragn-Sellsile. Niipidi käib see asi. Koos tootmise toetus, see ei sõltu üldse sellest, mis on kütus. Koos tootmise toetuse mõte, mis on muide seadusega loetud, on see, et me primaarenergiat maksimaalselt ära kasutame. See lõpuks on kõigi tarbijate võit. Ei tekiks ilma koostootmistoetuseta praktiliselt ühelgi kütusel baseeruvat elektrijaama, kus toodetakse koos sooja ja elektrit. Kui vaadata enamike kütuste peal nende elektrijaamade või sooja elektrijaamade maksumusi, siis lihtsalt sooja toota investeerimismaksumus on 3 korda väiksem, kui toota koos sooja ja elektrit. Tootes seda koos on see märksa efektiivsem keskkonnale, lõpuks inimestele ka hinnaseisukust. See on selle majanduslik mõte. Aitäh. Ja palun kohapeal registreeritud küsimus Lembit Kaljuvee. Aitäh. Hea minister, ma olen selle prügijaama peale väga palju mõelnud ja erinevate spetsialistidega rääkinud, aga ma ei ole veendunud selles, et see prügijaam on meile paras. Tähendab, enamus arvavad ikkagi, et see on liiga suur Eesti jaoks. Et nii palju meil prügi põletada ei oleks vaja ja teistpidi ma olen ka toetan siin Vakrat, et meie tarbijad ju maksavad taastuvenergia tasu ja sellega nad ju doteerivad praktiliselt sellisel juhul, kui Soome prügi siia tuleb, selle Soome prügi põletamist meie jaamas. Aitäh. Härra Kaljuvee, teilt ootaks siiski asja nagu tuumamõistmist, et samamoodi koostootmistoetuse puhul, kui kasutatakse kütusena Eesti turvast või ka muide Vene gaasi, selleks, et see nii-öelda primaarenergia raisku ei läheks, et me ei kütaks õhku, saaksime sellest elektrit, tuleks motiveerida neid investeerima ja see ei sõltu kütusest. Mis puudutab selle jaama suuruses, ma veel kord ütlen numbreid. Ja ma usun, et siin kolleeg keskkonnaminister kindlasti jälgib seda prügibilanssi paremini, siis veel kord, jaama võimsus on aastas kasutada 200 000 tonni kütus. Prügi, vabandust. Eestis tegelikult see, mida täna toodetakse, mis sobiks sinna ja mida majanduslikult üsna raske on taas kasutada mingitel muudel otstarbel, on 300 000. Et ikkagi veel 100 000 läheb kallimatesse prügilatesse. Kes maksab kallima prügile kinni? Eesti inimene. Hakkame ükskord, paneme inimese kõigi keskel. Hakkame muretsema inimese elu pärast, rahakoti pärast, toimetuleku pärast. Nii nagu me üritame teha selle. Ärge töötage sellele vastu, lugupeetud opositsionäär. Aitäh. Suur tänu. Rohkem kohapeal registreeritud küsimusi ei ole. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lõpetan ka tänase infotunni teemad. Suur tänu valitsuse liikmetele vastamise eest ja me asume valmistuma istungi alguseks. Aitäh!
Austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame Riigikogu täiskogu 6. istungjärgu esimese töönädala kolmapäevase istungiga. Kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun, Mailis Reps. Lugupeetud Riigikogu juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, kolleegid. Nii nagu kooliaasta on alanud ka meie tööaasta ja igati paslik on tulla tagasi sinna, kus me vahetult enne jaanipäeva lõpetasime.